No tervist, härrased, publikum. Tere tulemast. Annan kohe sõna teile ja hakka pikalt keerutama. Tutvustage ennast meile. Olen Juhan Kivirähk. No nii lühikeselt me ei lepi selle asjaga. Räägi endast mõne sõnaga lähemalt, et... Lõpetasin majandusküberneetika eriala 1980. aastal. Ma arvan, et tippude jaoks ma eriti hea teejuht ei ole, sest ma olen töötanud väga paljudel erinevatel aladel ja enamasti mitte tipus, vaid kuskil seal keskel. Nüüd olen juba 2 aastat pensionär, aga poole kohaga siiski teen kaasa veel Ühiskonnateaduste Instituudis siin Tartus, nii et. Väga tore. Aitäh. Aitäh kutsumast. Mina olen Lauri Rapp. Mis ma siis enda kohta ütlen? Ma olen üks tüüp, kes tuli siia majandust õppima, aga minust sai hoopis kirjutav inimene, et ma kirjutan. Ma ei paindu küll ütlema mingisuguseid tiitleid, et ma ei klassifitseeru ka siia kuidagi nende tippude alla, et ma olen iseenda tööandja, nii et ja tõesti ma läbinisti minu töö ja tegemine on seotud kirjutamisega täna. Nii raamatuid, laulutekste, sündmuste vahetekste, ilukirjandust, luulet, reklaamtekste, turundustekste ja nii edasi. Et selline jalad maas peapilvedes. Ma vaatan, et meil on palju ühist, Lauri. Tore. Mul on täpselt samad huvid ja samasugune taust, et mina olen Tairi Leis ja Tartu Ülikoolis siis doktorant hetkel, annan ka mõndasid aineid, aga minu kirg ja selline süda kuulub samamoodi kirjutamisele, luulele, siis selliste vahetekstide asjade samamoodi kirjutamine mul hästi käpas. Et vaatame, kuhu ma jõuan. Minul on veel oma esimene luuleraamat välja andmata, aga ma hirmsasti kibelen seda tegema, nii et täna me siin lausa ju 2 sellist inimest. Ei, mina luuletus ei kirjuta, aga jah, ütleme selline arvamusartiklite kogu on üsna mahukas. Väga hästi. Alustame siis sellest, et ma täitsa tahaksin teada, miks te valisite omal ajal Tartu Ülikooli ja majandusteaduskonna? Nii. Mina õppisin Tallinnas 32. keskkoolis teatriklassis ja siis mul oli kooli lõpus nagu 3 sellist suunda, et kas teater, sport või matemaatika, mis oli üks minu lemmikala. Ja kuna selle aastal avakasse vastuvõttu ei olnud, treener küll lubas, et ma saaksin spordiroodu, aga ikka Vene sõjavägi tundus kahtlane, siis mõtlesin, et ikka Tartusse, sel ajal oli see ainukene ülikool ikkagi, Tallinnas olid ainult instituudid. Aga kuna õde juba aasta varem oli siin ülikoolis filoloog ja tema suhtles majandusküberneetika meestega siin ja siis ütles, et kuule, et matemaatika üksinda on igav, et aga vaata, küberis on sisuliselt samas mahus matemaatika kui rakendusmatis, aga seal on igasugust muid asju ka. Ja ma mõtlesin, et kui ma tulen siia majandusküberneetikasse, siis sporti saab ju ka edasi teha ja ilmselt teatrit ka ja teatrit sai ka ülikooli ajal tehtud päris palju. Vaata kui äge, meil on jälle siis nüüd sinuga ka ühist. Mina kusjuures juba õppisin Tartu Ülikoolis, tollal küll mitte küll majandusteaduskonnas, aga usuteaduskonnas ja mul oli tohutu kirg teatri vastu. Ma läksin lavakasse ja tegelikult mind taheti sinna vastu võtta. Aga tingimuseks oli see, et ma jätan Tartu Ülikooli pooleli. Ja ma ütlesin tollal komissaarovile, et ei, seda ei juhtu, sest mina asju pooleli ei jäta. Aga pärast Tartu Ülikoolis hästi pikalt käisin Tartu Üliõpilaste teatris mängimas, nii et siiamaani andke ainult kutse, ma lendan kohe lavale. Tuleb meelde jätta. Tuleb meelde jätta, just. Nii, aga sina? Jaa, minul on selline huvitav lugu, et ma olen natuke veel tagasi ajas. Ma lõpetasin 95 keskkooli. Ja siis ma läksin tegelikult alguses õppima Audentesesse ka majandust ja siis ma arvasin, et miks ma ikka õppima pean, et ma tahan hoopis ärimees olla, et ma tahan raha teenida, mul pole haridust vaja ja siis läks 10 aastat aega, ma sain aru, et ma ei taha olla mitte ärimees, ma tahan olla ettevõtja ja selleks, et ettevõtja olla, selleks on vaja juba haridust ja siis kuskil 10 aastat hiljem ma tulin ja astusin Tartu Ülikooli ettevõtte majandust õppima ja lõpetasin siin bakalaureuse ja siis tuli MBA tuli otsa.
Nii et ikkagi kindel soov, et ma saaksin päriselt aru, mismoodi käib ettevõtlus, et mitte ma ei oleks lihtsalt selline, et kogemust oli, olen ka pankroti läbi teinud, ei häbene sellest üldse rääkida, aga tahtsin ikkagi saada sellist laiema põhjalist arusaama, mismoodi see majandus ja ettevõtlus toimib, nii et ma ei jõua ära imestada, kui ägedad külalised meil täna on ja kui palju ma näen sarnasust iseendaga. Mina olen muideks olnud 26 aastat ettevõtja ja samamoodi juba ettevõtlust möllasin, tegin alguses oma väikse piseks käsitööpoe ja siis hakkasin mõtlema, et aga tahaks teada, mismoodi see nagu siis majandusteaduskonnast asjast räägitakse. Et mismoodi on praktikat ma teadsin ja mismoodi siis päriselt siin asjadest räägitakse ja siis võtsin algusest kõrvale erialana lihtsalt majandus keskastmena. 2 aastat õppisin usuteadusele juurde ja siis 2018 tulin õppima erialale ettevõtlus ja tehnoloogia juhtimine, nii et väga äge. Väga põnev. Sarnasusi väga palju meil. Kas teil on, tahad lisada? Ma tahtsin seda öelda, et meie ajal ettevõtlust ei õpetatud, et meie õppisime poliitökonoomiat ja dialektilist ja ajaloolist materialismi ja partei ajalugu ja selliseid asju, nii et. Kas on mõni asi meeles ka sellest ajast, mis on selline väga vägev õppeaine? Tegelikult mulle, ma tõeliselt nautisin Marxi töödega tutvumist. Et kui tänapäeval mind ajabki vihale, kui mingid noored räägivad, et panevad Marxi ja Lenini ka veel ühte patta ja ütlevad, et need on mingi ajast ja arust, eks ole. No muidugi ajast ja arust Marx, aga oma sajandist ta oli ikkagi hiilga filosoof. Mitte ainult ei maksa lugeda kommunistliku partei manifesti, vaid ka tema eelnevaid töid. Ja sellest Marxi lugemisest mul tekkis huvi Feuerbachi, Kanti ja Hegeli vastu ja sinna edasi, nii et tegelikult filosoofia oli üks minu ülikooli aegseid selliseid lemmikaineid ja mul ka tohutult vedas, sest et meile õpetas Diamati Tõnu Luik ja Andrus Pork, hiljem ta oli siis Ameerikas oli Park ja Ajamati siis Eero Loone, nii et sellised tõelised tippfilosoofid. Lauri, kuidas sinul sellega on? Lemmikained, õppejõud. Mul tuleb kohe see meelde, et mul on ainukene eksam, milles ma läbi kukkusin. Siin siis Tartu Ülikoolis oli Janno Reiljan ja avaliku sektori ökonoomika ja rahandus. See oli kohutav eksam, ma mäletan, ma tuupisin nagu segane ja ma olin siis viimaste seas, kes sai vastama. Ja siis liikusid legendid, et vähemalt seal 25 või 30% ta põhimõtteliselt kukutab läbi, ja ilmselt ma ikkagi ei valmistunud piisavalt ette, et oleks ma ideaalselt teadnud, oleksin ma selle teinud. Aga järeleksamina ma läksin niimoodi, et siis ma tegin endale selle täiesti viimse pulgani kõik selgeks, õppisin selle statistika pähe ja sain läbi ja tegelikult pärast magistriõppest oli üks väga kihvt õppejõud. Ja tegelikult ta ikkagi jällegi õpetas midagi, et sa pead püüdma veel rohkem, kui sa arvad, et sa saad sellega hakkama, tegelikult pead sa veel rohkem pingutama. Minul tuleb meelde üks lahe lugu, ma veel tollel ajal õppisin usuteadust ja võtsin juba nagu siit siis aineid majandusteaduskonnast ja hirmus keeruline aine minu jaoks oli mikroökonoomika. Helja Kaldaru andis tollel ajal ja tema oli selline väga suurte põhimõtetega inimene, et seal ei olnud võimalik mitte midagi spikerdada, seal ei olnud võimalik kuskilt küsida ja kui ma selle eksami lõpuks ära tegin, ma esitasin apellatsiooni. Ma kirjutasin kirja, et palun kontrollige üle, et kõik tööd, sest ma olen täiesti veendunud, et keegi teine on läbi kukkunud minu nime all kogemata. Ehk siis apelleerisin oma B-d. Ütlesin, et see ei ole võimalik, et mina sain B. Ja mul on siiamaani meeles, kuidas Helja mulle kirjutas vastu, et 2 nädala pärast ta tõesti tegi seda, 2 nädalat vaatas kõik tööd üle. Ütles, et vaatasin kõik tööd üleüldise lolluse taustal, paissid teda silma, teie hinne B on õige. Väga äge. Aga see oli minu jaoks kõige raskem aine, et eriti veel tollel ajal, kui oledki nagu usuteaduses, kus on filosoofiat, keeli, räägime hoopis teistest humanitaarasjadest, et seal nagu järsku sulle tuleb selline julm mikroökonoomika peale, ma ütlesin, et ma olen hulluks selle käes. Ja tema oli minu õppejõud ka. Oli jah? Ja, et sain ka seda tunda, seda rangust. Rangust, aga siiamaani mäletan teda.
heas mõttes. Jaa, ega see rangus ei ole paha tegelikult tagantjärele vaadates, siis ta muidugi teeb tigedaks ja lähed oma õiguste eest aga ma olen ütlenud, et kui mulle anti ülesandeks ühes teises aines, ühe teise õppejõu eksameid vastu võtta, kuna ta ise ei saanud osaleda, siis ma kasutasin Helje Kaldaru tehnikat. Läksid maleruutu kõik istuma, pingid eemale, et keegi kuskilt spikerdada ei saaks. Oi, nad olid suurte silmadega. Nii et Helje, tervitused Heljele. Jaa. Helje Kaldaru oli esimesel kursusel meie kursuse juhendaja, aga siis võttis selle töö üle Juta ja Juta Sikk on meie klassijuhataja siiamaani. Äge. Tervitused Jutale. Kas on mõni selline aine veel meeles, mis on kas eriliselt meeles, kas midagi väga rasket või väga ägedat siiamaani mäletate oma õpingute aegadest? No, mulle meeldis väga Ain Isotamme antud siis programmeerimine ja süsteemprogrammeerimine ja sellega oli seotud ka minu tulevane elutee, sest et pärast ülikooli lõppu ma just nimelt tema soovitusel läksin tööle Eesti Raadio Arvutuskeskusesse ja just nimelt programmeerijaks. Et 3 aastat ma töötasin programmeerijana ja siis kuna ma programmeerisin siis andmetöötlussüsteeme, SPSS-i siis selle ei olnud kasutada, tuli ise programmeerida, klassifitseerimised, faktoranalüüsid ja kõik asjad. Ja siis ma tegin koostööd meie sotsioloogidega seal Andrus Saare juhtimisel ja siis Andrus ütles, et kuule, et aga äkki hakkad ise ka uurima. Et tol ajal oli, kes mäletavad Kiur Aarma seda suurepärast filmi Disko ja tuumasõda, kuulutati, et Eesti asub ideoloogilise võitluse eesliinil. Ja siis Raadio Arvutuskeskus sai ülesande hakata uurima avalikku arvamust. Nii et nüüd möödub siis 40 aastat sellest, kui me koos Andrus Saarega tegime esimese avaliku arvamuse küsitluse okupeeritud Eestis. Väga äge. Jaa, minul on 2 lugu, võib-olla üks on lihtsalt üks kõige raskemaid aineid ja segasemaid tundus minu jaoks ökonomeetria. Aga meie õppejõud oli Tiiu Paas, kes on nagu tulesäde, et ma ei tea, kust ta selle energia võttis ja see oli näha, kuidas ta seda ainet armastab, aga see lihtsalt oli nii maganama keeruline, et see lihtsalt ei jõudnud päriselt kohal, et ma tegin ta küll ära, aga täna keegi mulle paluks, et ma sellest midagi räägin, ma ei oska sellest ökonomeetriast mitte midagi öelda, aga kindlasti, mis mulle on jätnud väga tugeva jälje, on Andres Kuusiku kõik turundusained. See on, kuidas saab läbi naeru, läbi ägedate näidete nii palju õppida turundusest, kuidas see paneb kuulajatel silmad särama, kuidas ta ise naudib seda, mida ta õpetab. See saadab mind väga palju ja kindlasti üks põhjus, miks ma tegin magistris lõpus, tegin siis ka turundusalase magistritöö, et see oli kõik nii äge ja täna mõnes mõttes ka minu amet on ka ju tegelikult ka seotud ikkagi ka turundusega moel või teisel nagunii, et ka turundus on ju ka loominguline tegevus tegelikult, ka süsteemne ja loominguline ka, nii et läheb minuga hästi kokku. Ma jälle vaatan, et saaks nagu kopeerid kohe minu neid saatuse keerdusid, et teine minu kõige hulle maine või sellise meelde jääva maine oligi mikroökonomeetria. See ei ole mikroökonoomika, see on veel keerulisem. Ja seda andis meile Andres Võrk ehk siis Tiiu Paasi kõige helgem õpilane. Üli hästi andis, muidu ma poleks seda ära teinud. Et sellega ma pistsin rindasin samas doktorantuuris, et see oli ka kohustuslik aine tollel ajal veel. Et praegu nad võtsid selle õppekavast maha, aga no siis sa ei saanud edasi minna, sa pidid selle ära tegema. Ja ma mäletan, ma ajasin suust vahtu välja, põhimõtteliselt. Iga kord kohviruumi läksime, mikroökonomeetria, kogu teaduskond teadis, kuidas ma pobisesin oma ette sellest mikroökonomeetriast. Aga natuke praegu ikka veel on meeles, aga ma kujutan ette, et 5 aasta pärast on see kõik läinud. Ja samamoodi turunduse loengud olid väga kihvtid ja muidugi minule väga meeldis ka Aivar Pere. On sul kogemustega? Jaa, tema andis meile ka päris pakka alguses ja ma lisan see muidugi juurde ka Urmas Varblas, et Urmas on ka alati, kui ta loengud algasid, tuli ütles, et ega ma ei tulnud siia ainult õpetama, ma tulin õppima ka. Nii et selles mõttes see hästi äge peegeldus ja palju häid õppejõud on meil siin teaduskool. Oi, väga palju. Väga palju mõnusad. Kõik ei jõu üles lugeda. Just. Aga kas te käisite ülikooli ajal tööl ka? Ma mõtlen just seda esimest otsa, et ilmselt magistrantuuri ajal nii või teisiti siin ei olegi võimalust. No meie ajal oli
5-aastane õpe, eks ole, nii et siis magistrantuuri ei olnud. Saigi tehtud selliseid juhuotsi, raudteejaamas vagunid laetud ja siis konservitehases hommikul midagi ja nii edasi. Et sellist nagu kindlat töö. Tegelikult muidugi ma juba esimesel kursusel võeti meid koos kahe kursuse vennaga laborantideks, nii et me käisime Narva Kreenholmis, käisime haiguslehti niimoodi perfokaartidele kodeerimas, tolle ajal ju arvutisse sisestati perfokaarte, seal tuli kindlad ruudud graafilise pliiatsiga mustaks teha ja siis masin oskas neid lugeda. Nii et et nagu laboranti tööd kateedri juures sai tehtud. Aga mingi mitte õppetöö arvelt kindlasti mitte, et meil tuli ikka käia korralikult loengutes niimoodi hommikust õhtuni, ehkki ma 3. kursusel õnnetuseks sain vabakuulaja õigused ja ma kasutasin seda natukene kurjasti, et sai nagu liiga vähe koolis käidud, sest muid tegemisi oli nii palju just nimelt selle kultuuritöö ja teatri alal. Ja mina käisin pigem ikkagi töö kõrvalt koolis, et see oli see aeg, et see läks vastupidi. Bakas juba ka, et see ettevõtte majandus oligi, siis oli baka oli 4 aastat ja see oli see sama hetk, et mul olidki oma ettevõtmised, siis olid nad oma ärid, pärast nad muutusid ettevõtmisteks. Nii et ikkagi täiesti töö kõrvalt õppisin ja kui ma nüüd täpselt mäletan, siis sel ajal ma vist tegelesin nagu kõik ehituse ja kinnisvara arendusega ja mitte Tartus, aga lausa Pärnus, nii et see tagantjärele mõeldes oli see päris tihe aeg, et ikkagi korra kuus 4 päeva käia siin loengutes, mis tähendas seda, et kodus tuli ikkagi väga-väga palju tööd teha ülikooli nimel pluss see muu töö, et ega see ikkagi päris korralikult õpetas esiteks aega planeerima ja teiseks ta ikkagi väga distsiplineeris ka ja ma ise julgen öelda, et see, et ma läksin ikkagi hiljem ülikooli, minule tuli see kasuks, et ma päriselt tahtsin õppida, et ma olin 18, siis ma tegelikult ei saanud aru, et mida ma tahan õppida ja mind see ei huvitanud tegelikult üldse. Aga nüüd ma tulin siis nii-öelda, ma ei tea, peaaegu täiskasvanuna uuesti ja siis oli see, et ma tõesti tahtsin asjadest päriselt aru saada ja ma pingutasin. Ja magistris loomulikult ka, sel ajal ma käisin ka juba, siis ma tegin ka tööd ja siis siis ma vahendasin Hollandisse tööjõuda ja tein sealt hiljem veel siis juustusid maale, nii et ma käisin veel Hollandi vahet ka, nii et ma olen selline rahutu. Korralik hunt kriimsilm võib-olla isegi või? Ma ikkagi ütlen lõpuks, et ikkagi üht asja, et tegelesingi ettevõtlusega ja täna mõnes mõttes kas see minu see looming, mida ma teen, et ma tegelikult tegelen ka sellega kui ettevõtlusega. Et see kõlab naljakalt, aga tegelikult ma leian, et täna on meil Eestis väga paljud kultuuriga seotud inimesed peavadki paraku nii mõtlema. Et me ei saa eeldada kõik, et meie need pingutused, loomepingutused riik kinni maksas, kus kohalt see raha tuleb, et me peame endast seisma, me peame planeerima, mõtlema oma sissetulekute peale ja nii edasi, nii edasi. Minu jaoks oli hästi huvitav, mul pole enam autorid meeles, äkki oli Schumpeter, oligi tõi välja, et ettevõtluses on väga edukad just need inimesed, kes on hästi loomingulised. Nii et see loomingulisus on väga oluline komponent, et ettevõtluses nagu hästi hakkama saada. Sest et väga palju võib tulla selliseid ootamatusi ette, kus sa ei saa mõelda nii, et ma olen alati nii teinud ju. See ei klapi. Ja ma olen väga nõus sellega, jah. Sa pead leidma lihtsalt põhimõtteliselt täiutama mitte millestki midagi ja tulema sellistest olukordadest võitjana välja. Õiged vastused ei ole alati õpiku lõpus, eks ole. Ja väga hästi öeldud, ei olegi, just nimelt, jaa. Aga kas on mõni selline tõsine ebaõnnestumine ka meeles, et nii täiesti metsa läks? See läks nüüd küll metsa ja millest sa õppisid? Elu jooksul kindlasti nüüd ülikoolist ma päris ei mäleta, ütleme niimoodi, et ehitusmalevaga seoses oli küll üks selline juhtum, millest võib-olla ei sobi isegi avalikkuses rääkida. Räägime selle teema kohe kindlasti ära. Et ma olin malevas komandör ja millegi pärast siis miilits pidas paar minu rühmaliiget kinni
ja loomulikult ma läksin õigust nõudma sinna, et laske lahti, aga pisteti mind ka kongi, nii et ma olen ühe öö veetnud Põltsamaa miilitsa juures siis soolaputkas. Et see natukene rusus võib-olla ja tekitas ikka päris pikaajalise sellise depressiooni võib-olla. Depressiooni ja vimma. Jah. Ja, kutsub korrale, et ei ole mõtet liiga palju minna õigust nõudma, eks ole. No, nii ta on. Lidajad. Ma arvan seda, et võib-olla mind ongi kõige rohkem just nimelt õpetanud need mingisugused ebaõnnestumised. Ma olen neist kõige rohkem õppinud ja ega see ei tähenda, et kui ma nüüd mingis asjas ebaõnnestun, et ma mõtlen, et nii edaspidi tuleb kõik väga hästi välja, et ma nüüd tean, mida vältida. Ei, olukorrad on teised, inimesed on teised, keskkond ümber on teine, aga ometi see õpetab kohanema. Ja võib-olla minu üks, ma jällegi ma ei pea seda otseselt nagu mingiks krahhiks või ebaõnnestumiseks, aga jah, ma tegin pankrotti läbi, meil see kinnisvara arendus läks koos kogu selle majanduskriisiga siin 2007 siis või 2008. Samamoodi meil jäid asjad müümata ja ma napilt pääsesin eraisiku pankrotist, aga tänu sellele, et meil oli julgus minna panga vastu tol hetkel vaidlema ja kohtusse, et need käenduse summad vaielda 10 korda väiksemaks. Et tol ajal lihtsalt oli natukene selline segane ja närviline aeg ja ma õppisin, et enda eest tuleb seista ja tuleb võidelda, kui vähegi võimalik on. Ja see on ka mind edaspidi hästi palju aidanud, jah, ja teine see ebaõnnestumine oli siis see Reiljani eksam ülikooli ajast, et see on ainukene, see on tõesti ainukene kord, et kus ma tundsin, kuidas niimoodi, et ma ei kuku ju läbi, aga ikka kukkusin. Minu kõige suurem ebaõnnestumine oli eksam, kus ma sain 1 punkti rohkem, et läbi kukkuda. Ja ma tahtsin läbi kukkuda. Et mul on nagu nii halb hinne sees, et mul oli alati väga head hinded, nagu parimatest parimad ja siis järsku üks hinne selline. Ma nii väga tahtsin, et ma kukuks läbi. Ja ma sain selle lävendist üle ja ma läksin jälle küsima, et äkki saaks mind läbi kukutada. Sest ei, see hinne jääb sisse. Et minu jaoks oli see kõige suurem nagu põrumine üleüldse. Et läksid läbi kukkuma, aga ei kukkunudki. Aga muideks ebaõnnestumisi uurin mina oma doktoritöös, nii et pane vaim valmis. Varsti pöördun sinu poole veel. Sobib. Sest tegelikult ebaõnnestumistest tõesti õpime väga palju. See on võib-olla üks hea näide veel tuua, et kui ma mõtlen oma selle perioodi peale, kui ma hakkasin kirjutama, et ilmselgelt on minu enda jaoks on minu esimene raamat ka täielik ebaõnnestumine. Ma täna alati kõigile ütlen, et ärge jumal eest seda lugege, et kui ma käin hästi palju koolides esinemas, ma ütlen, et see raamat ei kõlba mitte kuskile, et see on kohutav. See ongi väga halb, aga kui ma ei oleks seda kirjutanud, kui mul poleks seda võimalust tekkinud, siis ma täna ei räägiks nendel teemadel siin, et ma olen väga tänulik, et mul see võimalus tekkis ja sealt edasi ma olengi ainult õppinud. Ega ma endiselt ju ei oska, aga ma õpin ja muutun päevalt natukene paremaks jälle. Võib-olla see on jälle selline huvitav, hea turundus, et ärge seda nüüd ostke või lugege. Õnneks selles mõttes pole seda mõtet turundada, seda ei saa ka kuskilt enam. See on veidral kombel, see on läbi müüdud, jah, seda tahetakse osta minu käest, aga mul ei ole. See enam ei anna ka ja trükile seda rohkem. Ei, see on jah, las see jääb. Ja mis see raamat oli, siis räägi meile ka. See oli Kuubast, see muide on jälle huvitav seos, et nagu ma ütlesin, ma tulin see majandust õppima ja hakkasin siis kirjutavaks inimeseks hoopis. Ja me läksime, oli üks igavam loeng, on ka igavad loengud siin, kus me siis kursakaaslastega, kuigi me väga palju oli tundnud ja kuskil seal siis chattisime, et kuule, et läheks seljakoti reisile, et lähme, siis läheks Kuubale, olgu, lähme Kuubale. Läksime Kuubale ja seal juhtus nii palju asju, et me otsustasime enda jaoks kirja panna siis mingi sellise raamatukese ja see kuidagi jäi minu peale ja siis ma kirjutasin ja siis saigi üks seljakoti reisist raamat, siis, mis oli Kuubast. Ja see on ainus kord, kui ma saatsin selle tõesti, seda ma räägin koolis alati lastele, et ma saatsin selle vist kõikidele kirjastustele, et lihtsalt tekkis see tunne, et see mul on olnud lapsepõlvunistus hakata kirjutama. Ma sain 3 vastust, millest 2 olid eid, 1 oli jaa. Ja need 2 vastust, kus ma ei sain, olid siis Petrone print ja oli Pilgrim.
läks mõni aasta mööda ja nemad tulid ise minu juurde, et kuule, et kas me teeksime koostööd, et teist saab ühel hetkel jaa, et see on nagu et lihtsalt ei tohi seda esimest ebaõnnestumist kuidagi nii, et eid, et nüüd on kõik läbi, ma ei jõua kuskile. Aga mis tunne oli, kui lõpuks sellest teist sai jaa ja nemad sinu poole pöördusid? Ega ma ei tundnud mingit sellist, ma ei tea, uhkust, et vaat kui äge, et nad ütlesid ei, nüüd ütlevad jaa, et ma pigem nüüd täna mõtlen, et naljakas, kuidas see on käinud, aga see, muidugi see on nagu mõnus tunne, et täna ei ole see kirjastamine ja raamatute väljaandmine ühtepidi hästi lihtne, aga teisipidi ongi raamatud ilmub palju ja see valik muutub järjest kitsamaks kirjastuste poolt just nimelt, mida välja anda ja loomulikult see tekitab hea tund, et nad arvavad, et sind loetakse ja nad panustavad sinusse, see on äge, jah. Väga kihvt. Nüüd on mul selline mõte. Kui keeraks kõik pahupidi, kui te ei oleks õppinud majandust, kui te ei oleks olnud Tartu Ülikoolis, siis kes te oleksite oma elus? Väga hea küsimus, eks? Väga hea. Küsimus on jah, väga hea, et nagu ma ütlesin, keskkooli lõpus oli mul nagu kolm valikut, et võimalik, et oleks mingit moodi teatriga olnud seotud siis. Lavalaudadel? No, võib-olla ka lavalaudadel, võib-olla lavastajana või et ja meil oli siin ülikooli ajal esimesel kursusel kohe me asutasime sellise luuleteatri Logos, ka üks selle liige Astrid on meil siin auditooriumi juures, et Tõnis Blank oli 2 aastat minust vanem ja siis me selle Logosega tegime päris mitmeid etteasteid ja vahepeal siis õnnestus mul ka Tartu Vilde Rahvateatris mängida lavastuses armastuslaul Kevadetüdrukule Gustav Suitsu näiteks. Ja. Nii et ilmselt mul tänu oma vanematele mingi teatrigeen on olemas, et ilmselt ma oleksin siis sinnapoole pürginud, aga mine tea. Ikka Tartu Ülikooli ma oleksin ikka tahtnud tulla, et ju ma siis oleks matemaatikud. Nii. Ma arvan, et mina ikkagi võib-olla oleksingi varem hakanud äkki kirjutama, siis et mul on olnud see väikesest peale, ma olen väga palju lugenud minu Viljandi vanaisa naabriks oli tollel ajal, tänaseni täiesti legendaarne inimene Arvo Valton, kes on olnud minu lapsena, ta oli mitte naabri olnud, ta oli minu sõber. Ta rääkis tol ajal sellest, kuidas tema raamatud välja mõtleb, viimsed reliigiad, me teame kõik, tema lapsed, kogu see keskkond, kus ma kasvasin, see kindlasti ladus mulle seda vundamenti, et aga kuna minu see keskkooli lõpuaeg jäi sinna sellesse 95 aasta ma lõpetasin, siis oli ühiskond ju natukene hulluks läinud selle alates aastast 92 ja eks ma läksin ise ka ja siis need muud huvid siis sõitsid sisse, ja, aga võib-olla kui niimoodi mõelda, ma olen töötanud ühel väga huvitaval töökohal. Ma olen olnud kitarriõpetaja, aga ma ise kitarri mängida ei oska. Nii et, kuidas see võimalik on? Selle kohta keegi ütleski, et äkki siis oskasid hästi õpetada. Et äkki ma oskasin hästi õpetada, et võib-olla ma oleks olnud siis mingil moel kuskil õpetaja. Et ma niimoodi nii-öelda tinnistada oskasin, jah, ma olin seal kuskil eraõpetaja juures käinud mingid kuud ja ma olen ka muusikakoolis küll käinud, mis ei pooleli, nii et mul nagu see mingisugune taust oli. Ja muusikakoolis õppisid sa? Saksofoni. Saksofoni? Jaa, aga sellega mul on täielik trauma, et ma kuulan hea meelega seda, aga ma ei suudaks seda elu sees mängida, ega ma teda ära ei õppinudki, jah, et see oli selline kohutav jah minu jaoks. Mina lõpetasin klaveri eriala ja proovisin samamoodi kitarri mängida, aga see ei tulnud nii hästi välja. Klaveri jaoks on ka mul näpud väiksed, lühikesed, aga kitarrile samamoodi. Väga äge. Jaa. Nüüd on mul selline mõte, et teeks väikse sellise mängu vahepala. Mängime natuke mänge. Mängime. Nii. Nüüd teeme niimoodi, et alustame, ma küsin küsimuse ja siis algul vastad sina ja pärast sina ja siis ma küsin järgmise küsimuse. See on vastupidi.
see on viktoriin siis või? No see ei ole viktoriin, et viktoriini me ei tee, põnev. aga lihtsalt sellised kiired vastused, mis esimesena pähe tuleb. No näiteks üks küsimus on selline, et komöödia või draama? Draama. Draama. Päriselt või? Jah. Draama, tahate äkki põhjendada seda natukene? No ma olen üsna usin teatris käia, umbes 50 teatrikülastust aastas ja komöödiatele ma satun väga harva. Ja see teadlik valik? Jah. Ma arvan, vastan siis niimoodi, et siin elus saab seda nalja niigi nii palju ümberringi päris elus, et ma ei lähe seda kuskile mujale enam otsima ja draamas ikkagi on minu jaoks on ka komöödiat saab teha jah, mitmekihiliselt, aga draamas on ikkagi mingisugused kihte väga palju rohkem ja ikkagi mind huvitab päriselt see inimeseks olemine rohkem kui see komöödia ja võib-olla see komöödia teema on ka see, et täna jah, ma mäletan ju seda aega ka, kui läbi selle komöödia sai öelda asju, mida avalikult ei saanud välja öelda, aga täna me võime ju mida iganes välja öelda, et see ei ole enam nii, ta ei ole nii põnev enam. Ei lähe enam Riivitsa ruumi Raamat iseloomustab, eks ole, ka nii naerev nuttemask ja üks mu venna raamatu tegelane ütleb ka, et käisin õhtul teatris, sai nutta ja naerda. Sai nutta ja naerda. Nii, järgmine küsimus. Romantism, klassitsism. Kus nüüd tuli küsimus? Tuli. Äkki siis romantism võib-olla, jah? Aha, nii. Ma olen ka ingelt romantik ikka rohkem. No, ühe kolgona esindajad. No, mina ka romantik. Siis järgmine küsimus, kiire küsimus. Armastus või raha? Armastus muidugi. Jaa, armastus igas mõttes, et kuigi jah, ma olen ka õppinud majandust, ma lähen armastusele, lähen laiemalt, ma kohe ütlen juurde, et kui ma teeks seda täna, mis ma teen raha pärast, siis ma täna siin ei oleks kindlasti. Et ma teen seda selle pärast, et ma armastan. Ja kui sa midagi väga armastad, oma eriala näiteks, siis küll see raha ka lõpuks tuleb, et see eesmärkide järjekord on hästi oluline. Seelik või kleit? Mina ei paneks küll kumbatki selga. Seelik. Väga hea vastus. Ja suvel seelik, talvel kleit ja mitte minu seljas. Selge, asjad on paigas. Väga tore. Aga võib-olla läheks edasi nüüd mängu juurest selle juurde, mis teid inspireerib kõige rohkem? Kes või mis, et kui te tavaelus olete, siis kuskilt ju peaks tulema see inspiratsioon teha neid asju, mida te teete. Kust see pärit on? Oih. Nii keeruline küsimus. Et see inspiratsiooni allikat ilmselt ikkagi elu ise, teatud eeskujud, kellelt ma olen õppinud, perekond, lapsed, kõik see koer. Koer? Ja. Mis tõugu koer? Tõutu. Krants. Kõige parem tõug. No ütleme, ma nimetan teda Itaalia pikajalgseks, sest ta on Lõuna-Itaaliast leitud. Väga äge. Jaa, ma nõustun kindlasti ja tegelikult jah, elu ise inimesed hästi palju inspireerivad, et kui mulle meeldib, kui ma käin ka mingisuguseid tellimustöid kirjutamas või ükskõik mida, et mulle meeldib minna kuskile kohvikusse maha istuda, et esimene asi, mis ma teen arvuti lahti, aga ma ei hakka kirjutama. Ma esimene 20 minutit vaatan ümberringi, mis inimesed teevad, mismoodi nad käituvad, mis neil seljas on, mismoodi nad söövad, millised näoilmed need on, mida teeb teenindaja, milline ilm väljas on, kõik see keskkond, inimesed kindlasti, mis mind veel väga inspireerib, ma olen selline suur seljakoti rändur kauged maad ja võimalikult nii-öelda kohalikul tasandil, et ma ei lähe, lihtne näide, et ma ei lähe Pariisi mitte vaatama seda, mis seal Eiffeli tornis on. Mind huvitab see, mis on seal torni taga, et kuidas need päris inimesed käituvad, mida nad söövad, kus nad elavad, kus nad liiguvad ja see nii tohutult mind inspireerib
ja lisaks, mis ma sealt veel saan nendelt sellistelt rändamistelt, kuna ma kasutangi kohalikku transporti, ma ööbin seal hästi lihtsalt ja võimalikult kohalikus oludes. Ma püüan mõista neid, mismoodi nad elavad, see minu jaoks kasvatab tohutult empaatiat ja ilma empaatiata mina arvan, et kirjutada ei saa. Mina vähemalt ei saaks. Et see just nimelt see teistsugustest inimestest, ükskõik on, mis keelt nad räägivad, mis soost nad on, mis sotsiaalne kuuluvus, kui ma ei proovi mõista, mismoodi nemad maailma näevad ja kuidas nad elavad, kuidas nad on, siis ma ei saa kirjutada. Et ma ei pea nõus olema sellega, mismoodi nad maailma näevad, aga ma pean proovima mõista. Nii et see inspiratsioon ja empaatia ja kõik see on kuidagi niimoodi minu jaoks seotud, jah. Sa mainisid kohvikut, siis ma selle juurde, mul tuli kohe see mõte, et tegelikult meie ajal ei olnud Facebooki, eks ole, aga meil oli ülikooli vana kohvik ja mulle meeldis ka just nimelt istuda, õppida, lugeda seal ülikooli vanas kohvikus ja sealt nagu Facebookis käisid kõik tuttavad inimesed päeva jooksul läbi. Et üks Draamateatri lavastus oli lõputu kohvi joomine, et see on minu arust inspireeritud just nimelt sellest, sest seda kohvi sai seal lürbitud tohutult palju, 8 kopikat maksis kruus ja see oli tohutult inspireeriv keskkond tegelikult. Jaa, Madis Kõivu, see on väga hea tükk, Ulfsake, kes seal isegi mängisid ja et tõsi ta on, jah, et inspiratsioon on jah, ikkagi igas päevas ja samas ma nende rändamistega ma olen aru saanud, et ma olen omajagu käinud ja ma ei ole mitte ühtegi sellist kohta ligilähedastki leidnud, mis konkureeriks Eestiga, et meie inimesed, me 4 aasta aega, meie eestikeelne kultuuri ja keeleruum, kõik see kokku ja selle ärakäimistega saadki aru, et kui hästi meil siin tegelikult on. Et see on ja veel võib-olla ma lihtsalt selle inspiratsiooniga seoses, mul tuleb alati meelde sellest arvatakse, et nii, et kirjanik, luuletaja, selge, nädalas läheb umbes kast veini ja 40 küünalt ja kogu aeg hull depressioon, et istub kuskil keldris ja kui seal maailma valu, no ei ole ju nii tegelikult, et see võis olla, aga see inspiratsioon ikkagi tuleb ju igalt poolt mujalt, jah, et ja minu jaoks on ka see, et minul, jah, veini ma ka joon hea meelega, aga pigem minul on vaja kindlasti loome tegelemiseks mul liikumist vaja, ma pean jooksmas käima, rattaga sõitma, jalutama, sest et mul on vaja hapniku sellist füüsilist tegevust, see aitab kaasa. Terves kehas, terve vaim. See tegelikult peab paika. Jaa. Kas on midagi, mida te elus reaalselt vihkate? Neid talu ei tolereeri, ei salli? Ma nüüd väga suur vihkaja ei ole, et ma olen väga tolerantne inimene, aga jah, selline, ma ei tea, rumal enesekindlus võib-olla häirib mind tohutult või ja sellega seonduv valelikkus ja nii edasi. Et kuna ma olen väga palju poliitika analüüsiga tegelenud, siis ma paraku pean seda väga palju nägema. Valelikkust. Ja vihkamine on ju väga suur ja väga raske sõna. Ja ega ma ei oska hästi vihata, aga mis mind võib-olla nagu äärmuseni häirib, ongi just nimelt see mingisugune lokkav, see õelus ja teistele nagu halva soovimine ja tegemine ja ma ikkagi nagu silme otsaski ma ei salli ju vägivalda ja filme ja sõjafilme ja dokumentaale vaadata, aga päris elus nii vaimset kui füüsilist, et need on asjad, mis mind nagu väga tugevalt häirivad. Aga jällegi see on see, et ma võin ju siis seda vihata, seda õelutsejat, aga ilmselgelt on temal ka kuskil midagi nii katki, et miks ta siis on selle kogu maailma palju vihane, miks ta teeb niimoodi, on ju, et seal on ka taga alati mingid lood, nii et ja kui ma neid vihkaks, siis see tekitab veel juurde ainult, nii et ma olen jah tugevalt häiritud, ütleme nii siis. Väga hea, et te selle niimoodi kohe võtsite kinni, mulle meeldib see. Et on targad mehed, siin ei ole midagi. Minule näiteks, ma ei talu absoluutselt valetamist.
valetamist, et ükskõik kui hirmus see tõde ei ole, siis see on alati parem kui ilustatud vale. Et alati seda ma eelistan. Väga nõus. Just. Aga kujutame ette, et nüüd oleks teil homne päev, lähed ostad lotto ja võidad 1 000 000 eurot. Mis te teeksite sellega? Pole mõelnud, eks? Pole mõelnud. Liiga ilus, et... liiga ilus, et jah, et eks ta oleks kena pensionilisa. Aga jah, et ma saan suvel 67-aastaseks, et ma enam mingit suurt ettevõtet ei asutaks, et eks ma... Paneks seal ikka hakkama enda peale, on ju? No enda peale, ma arvan, et ikkagi rohkem lastele ja kindlasti ka, eks ma olen ka jõudumööda alati toetanud selliseid üllaid ettevõtmisi, nagu hiljuti ma just käisin Nähtamatute loomade demonstratsioonil, et kanad puurist vabaks saada ja eks ma olen neid ka finantsiliselt toetanud ja loomulikult Ukraina, mida on vaja toetada. Aga jah, et ma olen nõukaajast pärit, et tegelikult sel ajal selline nagu rikkus ja raha ja need olid kuidagi põlu all, karjääri tegemine, see oli midagi, ta tegi karjärist, eks ole. Ärikas. Ja ärikad olid sel ajal. Alustav sõna kohe. Jah, mul ei ole kunagi rahaga eriti soojad suhted olnud, nii et ma selles mõttes selle miljoni mõtte jätan hoopis kõrvale, et ega teda niikuinii ei tule. No, ma arvan, et ega minu elu drastiliselt kindlasti ei muutuks. Ma teeks ikkagi neid samasid asju, mida ma teen. Ma ei koormaks, ma ei ole väga selles mõttes asjade inimene, et mul on oluline, mul on kodu oluline, et oma kodu peab olema, seal peab olema raamatuid ja vinüülplaate, aga muud asjad mind nii väga ei mis ma nende asjadega teen, need tekitavad ainult mingit sõltuvust ja kohustusi. Ilmselt mida ma teeks, ma reisiks rohkem, ma rändaks rohkem ja kindlasti ka ma pigem mingi osaga sellest summast kindlasti aitaks neid, nagu Juhan siin mainis, et meil on väga palju inimesi, kellel on päriselt seda vaja, et on siis on ta seotud tervisega, on ta seotud kõige ehedama vaesusega, mida meil on palju, millest millegi pärast ei räägita. Et täna pildil on tegelikult hästi palju ikkagi just nimelt need tervisega seotud need suured hädad, aga meil on totaalset vaesust. Ma käisin osalemas ühel, see oli Valgamaal, oli siis üks teatrifestivali raames, oli siis natuke räägiti vaimsest tervisest ja sellest teemast. Näiteks Valgas on 4000 lapse kohta on üks kliiniline psühholoog ja seal on seda vaesust väga palju. Kui palju katkised lapsi tuleb, nad ei saa abi. Ja tegelikult see kliinilise psühholoogi abi, see on esmaabi, mis peaks olema kohe. Ja kui sul on see kodusel katki, sul pole võimalusi ja raha minna eraarsti juurde, sa ei saa abi, sa lähed omakorda veel rohkem katki ja seda täiskasvanuna sa ei saa sellest lahti enam. Nii nõus. Et neid on, aga õnneks meil on siin Anna-Kai Soidermaa ja peaasi.ee ja kes teevad, kes võiksid ka istuda kuskil suures kabinetis ja võtta hirmsat tunni hinda, aga nad panustavad just nimelt sellele, et meil oleks parem. Väga ilus, mulle meeldivad need vestlused teiega. See paneb mõtlema selle peale, et kui palju on ägedaid inimesi me ümber ja kui vähem me tegelikult teame neist. Et nii tore, et on selline podcast olemas, kus me saame tuttavamaks rohkem inimestega, kes võib-olla muul ajal ei paistagi niimoodi silma selle nurga alt. Aga kas on midagi sellist ka, mida te väga armastate, mis on kohe niimoodi, et saaks ainult seda teha või lisaks sellele tööle või sellele, mida te juba teete, et mingisugunegi kirg, mingi armastus, mingisugunegi tõmme millegi vastu, mida võiks veel teha? No, nagu ma ütlesin, ma olen väga suur teatrisõber, et kui vähegi võimalik, siis sellest miljonist läheks küllalt suur osa teatripiletite peale kindlasti. Et, jaksaks iga päev teatris käia? Ei, iga päev vist ei jaksaks, jah, see on, aga jah, üle päeva võiks küll käia, jah. Praegu aega ka rohkem käes. Et ja
ega jah, midagi sellist erilist ei olegi, oma pere ja muud loomad. Et võiks siis järeldada, et selline parim kingitus oleks teatripiletid. Ja sellega ma olen rahul. Parem muidugi siis juba see nii-öelda vaba valik, eks? Vaba valikuga, et ise saad millist muidu äkki tuleb minna komöödiat vaatama. Õige. Komöödia ei sobinud. Jaa, ma arvan, et mul on täna lõpuks ometi, ma olen kuskil sellises hetkes oma elus, kus mul on tohutult vedanud, et ma saangi teha seda, mida ma väga-väga armastan. Ja kui siin teatrist jutt oli, teater tähendab mulle ka väga-väga palju. Ja mul on täna ka olnud õnn kirjutada olnud teatrile mitte küll palju, aga on üks laste näidend ja nüüd me kirjutasime koos just Erki Aulega 2 peale ühe muusikali libretto veel, mis oli minu jaoks kohutavalt keeruline, mis nüüd augustis tuleb, et need mingid sellised asjad, et ma saan loomingus ja loomes mingisuguseid puudutada, mingid selliseid kohti, kuhu ma isegi veel võib-olla aasta aega tagasi ma ei kujutanud ette, et ma saan midagi sellist teha. Ja kõik need koostööd siin heliloojatega, siin koorimuusika helilooja Karin Tuul, meil on väga viljakas koostöö kuulda, kuidas Eesti suurim naiskoor laulab sinu kirjutatud sõnu laval, see tõlgitakse veel viipekeelde, kõik need sellised kihid. Selles mõttes ma julgen öelda, et ma olen täna väga õnnelik inimene, et see ei ole küll lihtsalt tulnud, see pole lihtne, on need igasugused loomepihnad ka ikkagi, see on paratamatu, aga see on, mis mind käivitab, et just nimelt eestikeelne kultuur igas mõttes, on ta siis teater, on ta kirjandus, on ta muusika ja olla sellest üks pisikene osa ma olen väga tänulik. Ma arvan, et ma tean seda tunnet, kui sa tunned, et sa oled jätnud mingi jalajälje. Mul on olnud selline juhtum, kus Tartu Üliõpilasteatris, see oli just kõigest mõni aasta tagasi, võeti mind Tšehhovi Kirsi aeda mängima ja ma olin siis Ljubov Andreevna. Ja see on selline huvitav, mul anti vabad käed, kuna enne seda oli Valgevenes oli Tutaniki teatrifestival ja ma sain siis sealse lavastaja, Valgevene teatris lavastaja all kursust ja hästi nagu läksime sügavuti rolli sisse. Ja see andis mulle julguse ise rohkem interpreteerida, kuidas mina sellest aru sain. Ja mul antigi siis Tartu Üliõpilasteatris esimest korda pearoll, peaosa, mida ma kunagi polnud saanud, alati oli kõrvarollides. Ja kui ma järgmisel aastal nägin, kuidas siis seda minu interpretatsiooni järgmised trupid kordasid. Et ma olin sellises tundes, et ma olen siia ellu midagi järgi jätnud, midagi ilusamat hetke ma ei mäleta oma elust, peale lapse sünni on ju loomulikult. Aga see, et sa saad oma loominguga kedagi veel puudutada, sest niisama keegi seda järgi tegema ei hakka. See oli koht, kus Ljubov Andreevna siis rääkis oma uppunud pojast Grishast ja kui ta siis rääkis sellest jõest ja siis lõpuks hakkas ennast ise uputama, see oli siis minu interpretatsioon selle, sest tal oli süümepiinad loomulikult. Et kui sa näed seda jälge, mis sa oled jätnud ja kui sul õnnestub seda näha juba eluajal, imeline. Ma arvan, ma tean seda tunnet, see on hea tunne. Kas vanemuise Kirsi aed ka jäljendas? Kusjuures nemad ei jäljendanud, käisin vaatamas seda ka ja ma ütlen ausalt, et mulle meeldis Tartu Üliõpilasteatri versioon rohkem. See oli nagu sügavust ja kihiti minemist rohkem. Et Kalev Kudu on äärmiselt andekas lavastaja, tõsiselt kohe. Et ta suudab neid kihte sealt niimoodi tekitada, et kui ma seda vanemuise tükki vaatasin, ma sain, aga kus see jäi, kuigi tekst on sama. Tekst on sõnad samad, et mul oli nii veider minna, sest et sellest minu mängimisest oli mitu aastat möödas ja sa nagu oled jälle seal sees ja sa oled nagu, oledki istud seal Ljubov Andreevnana ja vaatad teist Ljubovi ja mõtled, appi. Et see on nii, ma tulin isegi praegu külmavärin peale igale poole, et see on nii crazy, see on nii teistmoodi. Et kui sa nagu teatris sees oled, siis see ongi sinu sees. Ja see on tunne, mida ongi võib-olla keeruline sõnadesse panna isegi siis, kui sa igapäevaselt sõnadega tegeled. Et see on, ja mõnes mõttes, ma ei tea, ma arvan, et ma ka ei ole aru saanudki, et kus näiteks mul see eelmine raamat, et mis elu ta elab, ma tean, et need numbrid on meeletud, mis pole üldse tähtis, aga
inimestega kohtumas käis, ma kuulen neid lugusid, kuidas neile on olnud sellest abi või kasu või kes on saanud sealt äratundmist, kes on saanud raskel hetkel mingit abid, see on nagu üli äge. Aga kas ta mulle päriselt kohal on jõudnud, kui laialt see on läbi, pigem mitte. Ja kas ta üldse peabki, ma arvan, et lasta olla, et ärgu ta jõudkugi päriselt, jah. Väga äge. Me oleme tegelikult juba tööasjadest rääkinud siin, aga me võiksime natukene rohkem avada seda. Mis on teie meelest kõige sellisem suurem õnnestumine nagu tööalases elus üldse olnud siiani? Mille ära tunned siiamaani, et hästi läks? No. Ära tegin. Jah, eks minu isikut ilmselt seostatakse kõige rohkem avaliku arvamuse uuringutega. Nagu ma ütlesin, 40 aastat tagasi sai esimene uuring tehtud ja jõudumööda on seda kogu aeg tehtud. Vahepeal ma küll põikasin kõrvale, olin paar aastat peaministri nõunik ja valitsuse pressibüroo direktor ja siis töötasin Sõnumilehes, aga muidu olen ikka erinevas uuringufirmades, ütleme, ma olen üks siis Emori asutaja, et 90. aastal lõime aktsiaseltsi Emor ja siis ma olen töötanud Turu-uuringute aktsiaseltsis ja kunagi siis asutasime ise veel oma uuringufirma Faktum, mis praegu on siis Rait Faktumi nime all, aga nendest ma olen kõigist eemaldunud ja nüüd viimased 20 aastat ma olen tegelenud ka riigikaitseliste uuringutega, nii avalik arvamus kui ka siis kaitseväelaste ja ajateenijate uurimised, millega ma siis ka praegu Ühiskonnateaduste Instituudis tegelen. Nii et tegelikult töine karjäär on olnud väga kirju, tööraamatut tänapäeval enam ei ole, aga nüüd, kui see enne pensionit sai ära viidud, seal ikka oli päris palju neid kirjeid, et sellist ühe ettevõtte truudust pole kunagi olnud. Esimene kirje oli muide 3. kategooria betoneerija. Kes ma sain malevas. Päris hea. Nii, Lauri. Jah, ma arvan, et ma kuidagi võtan üldisemalt selle kokku, et minu kõige suurem õnnestumine ilmselt on see, et ma täna olen loovisikuna sõltumatu, et ma suudan ise olla iseenda tööandja just nimelt tegeledes loominguga ja ma ei sõltu kellestki, ma ei pea lootma, et äkki ma saaks, ma ei tea, kirjaniku palka või midagi muud, et ma suudan ise ennast tänu hästi palju ka just nimelt sellele haridusele ennast ilusasti ära majandada, ma olen julgenud võtta riske, mis puudutab näiteks autoritasusid, ma ei võtta honorarina täna, et ma olen alati raamatutes nii-öelda osanik, aga ma panustan ka, et ma panustan igas mõttes, et nii, mitte ainult kirjutamisse, aga ka muus loomeprotsessis olen aktiivne ja kuidagi läbimüügile inimene saab panustada või kirjanik ainult sellega, et ta on tema ise ja et ta on pildil ja olemas, et arvatakse, et turundus, et näed turundust õppinud, et sellepärast raamatud müüvadki, et seal teab, kuidas neid nippe selle, kuhu inimesteni jõuda. Ega tegelikult seda on Eestis proovitud, et suure turunduseelarvega nii-öelda osta raamatule müügi edu, aga see ei ole võimalik. Tegelikult ju õige turundus ongi persoon. Ja, et see on isiksusega isiksus. Ja, et see on pikk töö. See on väga suur töö. Ja seal just nimelt see keeruline koht on see, et sa pead jääma seal juures ise endaks, et sa ei saa minna, et sa ehitad mingisuguse müüdi enda ümber, et ma olen nüüd selline, aga tegelikult üldse ei ole. Valel on lühikesed jalad. No see on jah, see sama vale, millest me enne rääkisime, et see toimib lühikest aega, aga lõpuks see laguneb su ümbert ära ja siis on kõik. Et selles mõttes see on pidev töö, ja see on võtnud palju aega, sinna ongi vaja neid kukkumisi ka, sinna on vaja tagasilööke, põrumisi, et see kõik õpetab, ja see, ja ma arvan, see ongi jah õnnestumine, et ma olen suutnud, ma olengi jäänud ise endaks, ma teen oma asja, ma usun sellesse, ma ei karda kriitikat, nii õelat, ütleme, et ma ei karda õelat kriitikat, ma kuulan konstruktiivset kriitikat väga hea meelega ja
ja lähen oma teed, et see on selline üldisemalt kokkuvõttes, et ma ei oska niimoodi eraldi mingit üksikuid asju välja tuua. Aga mis on selline kõige hullem temp ülikooliaegne või ka pärast ülikooli? Mingi hulge tegu või hullus, mida mõtled, et appi, kas ma tõesti, mina tegin seda ja miks ma seda tegin? On mõni selline seik meile siin ära rääkida? Noh, jah. Eks ülikooli aeg on selliseid seike täis, et no üks huvitav juhtum oli, see ei olnud hull tegu, aga kuna me elasime siin Leningradi maantee 27, Narva maantee praegu 27, seal on sellised sektsioonid 4 toast, mida siis lühendalt öeldakse, eks ole, elan seal seksis. Ja siis me otsustasime hakata andma välja seinalehte pealkirjaga seksi edasi. ja siis oli väga huvitav, kui üks päev tulime loengutest ja vaatasime, et terve teaduskonna parteibüroo seisis meie seal ukse taga ja luges meie seksi edasit. Et ju nad siis arvasid, et seal on midagi väga ebamoraalset, aga see oligi lihtsalt sektsiooni seinaleht, tegime seal sellist nalja ja uudiseid ja et ei olnud üldse midagi seksist ega poliitikast, vaid selline mõnus tudengi huumor. Aga see jah, nagu jäi meelde, aga ja ükskord viidi meid ka jälle miilitsasse, kui me tulime karnevalilt ülikooli klubist, seal on praegu siis Rotalia Korp, eks ole, on ülikooli klubi. Meil oli seal üks etteaste ja meil oli mannekeen ja siis oli niimoodi, et me koos Tõnis Plangiga tulime ja meil olid siis mannekeeni jalad olid niimoodi kotist välja. Ja siis et mis nüüd, eks ole, et on keegi ära tükeldatud ja viiakse kuskile salajasse kohta. Aga see õnnestus jah, niimoodi rahulikult ära lahendada. Ma ei tea, sellest võiks rääkida terve tund aega, mis me kõik siin ülikooli ajal tegime, sest et tegelikult ju ka see õppetöö ei olnud sel ajal nagu põhiline, eks ole, põhiline oligi see ülikooli elu ja suhted ja nii edasi. Praegu ma vaatan ikkagi seda, kui ma käiksin praegu ülikoolis, siis ma saaks kindlasti hoopis teistsugune inimene. Missugune? Parem, andekam, oma nii-öelda võimeid paremini, kes oskab realiseerida, aga jah, siis põhimõtteliselt on elu läinud nii, et ikkagi sinna, kuhu on kutsutud või elu suunanud, sinna olen läinud, et ei ole mingit teadlikku karjääri kavandamist. Jah, ma ütleks siis nii, et kõige suurem tempo oli, et ma üldse ülikooli astusin, et see oli ka selline korralik eneseületamine, aga midagi eraldi ei oska välja tuua, aga eks me ikka tegime, käisime ka loomulikult üle Kaarsilla ja see sotsialiseerumine ikkagi väljaspool neid loengud oli väga tugev, et meie selles mõttes võib-olla jälle jutumärkides temp on kõige suurem on see, et me oleme täna siin samas auditooriumis selja taga siin seina peal, et me tegelikult meie kursusest kasvas välja üks klubi, Heade mõtete klubi, mis on nüüd üle 10 aasta koos käinud, me käime ka siin majas koos, et meil kasvas välja sealt, me julgeme öelda selline kärgpere täiesti, et see on selline teistsugune temp, aga sellepärast, et me ikkagi sotsialiseerusime, me tegime kõiki neid teisi asju hästi intensiivselt ka, mis käib ülikooli eluga kaasas, et just nimelt kõik need peod ja väljasõidud ja suvel käisime eraldi kuskil veel täiesti, rentisime majad ja pidutsesime ja sealt kõik see kuidagi liitis meid kokku. Et meil on siiamaani suhtlete? Väga tihedalt. Me oleme siin sel teisipäeval oma klubiga siin samas majas. Tuleb Heade mõtete klubi ja tuleb Heade mõtete linnapea meiega kohtuma rääkima inimesena just nimelt, et meil klubis ongi selline kokkulepe, et kui meil tulevad külalised, siis me ei taha kuulda seda, et kas peaminister räägib sellest, kuidas peaminister olla. Ta tuleb räägib sellest, kuidas ma päriselt olen, kuidas ma päriselt teen, et me väga tihedalt suhtleme. Väga, nii et ülikool on koht, kust ka siis saada sõpru terveks eluks. Näiteks meie kursuselt, meil oli 24 või 5 inimest alguses võeti vastu. Meie kursuselt on sündinud 4 abielupaari. Kursuselt? Oma kursuselt, jah. Vau.
nii et ja kusjuures need on tänaseni elavad koos kõik, mis on, me lõpetasime, eks ole, 44 aastat tagasi. No, oi, see on äge fakt. Ja kursus käib ka ikkagi tihedalt koos, nii et üle paari aasta kindlasti, järgmine aasta on siis 45 aastat lõpetamisest, et eks siis tuleb jälle kokku saada. Väga kihvt, väga kihvt. Ma vaatan, aeg surub peale, kas on mingisugunegi selline soovitus järgmistele, kes tulevad Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, aga mitte koolialane soovitus, vaid inimesena? Ma ütlesin, et üks minu lemmikõppejõud oli Ain Isotam ja temal oli selline tore ütlus, et küberneetik on nagu part. Natukene kõnnib, natukene lendab ja natukene ujub. Aga tal on eeldused hakata kas hästi lendama, hästi ujuma või hästi kõndima ja tegelikult eks ülikooli tulekul ma saan aru, et praegu on selleks suurepärased võimalused võtta erinevaid ainepunkte koguda, et saada selline väga lai ja mitmekülgne maailmavaade, et mitte ainult keskenduda siis sellisele kutseõppele nii-öelda, et ühel kindlal erialal, kuidas raha teha, vaid tegelikult miks ma õppisin küberneetikat, et küberneetika on mõtlemisviis. See ei ole matemaatika ega majandus, aga see on see lähenemine probleemidele, et selle keskne termin on see nii-öelda must kast, kus on sisend ja väljund ja kui vaadata ühiskonda, siis ühiskond on ka, eks ole, nagu must kast, millest me saame aru selle järgi, millised on sisendid ja millised on väljundid ja ükskõik mis probleemi me vaatame. Me hakkame probleemi uurima, kui musta kasti võrreldes sisendit ja väljundit, et see on nagu sellest ülikülaaegsest õpetusest mulle kõige olulisem. Väga äge. Hea analoogia. Ja ma siis täiendan, võib-olla siin see väga palju olulist ilusat öeldud, et kindlasti et ülikool lisaks sellele, et siin saab loomulikult hariduse ja väga hea haridusega maailma tasemel või oma riigi väiksuse kohta oleme ikkagi maailmast täiesti tipus, et me võiksime, kui meil oleks rohkem raha, oleks me esimese 100 sees ka, et paratamatult jääb see ka raha taha. Aga just nimelt ülikool on kindlasti sotsiaalse kapitali kogumise koht. Et see muu suhtlus peab olema igal juhul, et siia ei tohiks tulla ainult õppima ja haridust omandama, siia tuleb tulla inimestega suhtlema oma kursakaaslastega, teistega õppejõududega, ka väljaspool, kui võimalus on väljaspool klassiruume või seminariruume, et see on see kapital, mis jääb terveks eluks, ja see tulevad ägedad inimesed kokku ja see on see, mille nimel tasub igal juhul ka ülikooli tulla lisaks kõigile muule. Ma vangutan pead, sest ma lihtsalt jälle tunnen ennast ära. Sa nagu räägid ise endast ja tegelikult minul oli samamoodi põhjus. Miks ma tulin pärast 14 aastate pausi uuesti ülikooli magistratuuri oligi see, et ma tundsin oma elus, et tahan rohkem ägedaid ja tarkasid inimesed ümber saada. Ja mõtlesin, kus need inimesed siis on? Ülikoolis! Ja praegu ongi, et mul on nii palju toredaid inimesi, tarkasid sõpru juures, kellest mul enne polnud õrna aimugi. Et tõepoolest ülikool on koht, kus on sotsiaalse kapitali osa niivõrd suur, et juba sellepärast tasub tulla siia, et haridus ja kõik need teadmised on üks osa, aga see, mis need inimestega kaasa tulevad, sellel on hindamatu väärtus. Jaa, väga nõus, jah. Ja mul on alati see filosoofia ka, et kui ma tunnen kuskil ruumis või seltskonnas, et tuleb see tunne peale, et ma vist olen nüüd natukene targem kui teised kõik siin, siis ma olen vales kohas. Ma ei taha mitte kunagi olla kõige targem inimene ruumis, ma mitte mingil juhul, et see on vale tunne juba eos tegelikult. Ja loomulikult ülikool on see kõige parem koht, kus ongi terve hulk on sinust targemad inimesi ja see õpetab. Väga äge. Mul on nii hea meel, et just teie olite täna minu külalised, et ma sain tuttavaks nii toredate inimestega, et saime ka kuulajatele rohkem neid inimesi tuttavamaks teha. Nii et tänan teid tulemast